Tervist kõigile ja tere tulemast järgmisesse õppetundi, mis puudutab 3D programmi Blender. Tänases tunnis räägime siis, kuidas on võimalik seadistada environment map ja kuidas teha kõik nii-öelda kumerused ilusti siledaks. Et hetkel, kui me vaatame, siis konkreetselt see objekt, see alus, see suurem, selle kumerused on siuksed nagu kui me toome selle lähemale, siis ta ei ole ilusti sujuv. Täpselt samamoodi nende müntide peal ja selle väiksema aluse peal. Siis me selekteerime selle objekti, varem hiireklikk ja siin on näha Shade Smooth, Shade Auto Smooth ja Shade Flat. Mida see tähendab, et siis kui me loome algul nagu objekti, siis ta on defaultina Shade Flat. Shade Smooth on automaatselt ta kõik toob või teeb ilusti sujuvaks ja Shade Auto Smooth, see tähendab seda, et sa määrad talle kraadi, mille all, et mis nurga all ta hakkab siis nagu seda sujuvamaks tegema. Et vaikimisi on 30 kraadi ja kui sellega mängida, siis võib näha, et kust ta hakkab tööle. Nii, panen tagasi 30, ehk siis tegelikult teie eesmärk on see, et katsetada, kas Shade Smooth või Shade Auto Smooth töötab nagu paremini. Ma selekteerin kõik ära ja vajutan Shade Auto Smooth ja nüüd mul on kõik sujuv. Vaatan, et kuidas oleks, kui ma paneks lihtsalt Shade Smooth. Et ta töötab natukene teistmoodi, aga ei näe nii hea välja. Siis ma pigem kasutaks Shade Auto Smoothi ja nüüd on kõik väga kena, ei ole mingit moonutust. Ja nüüd hakkame looma environment map'i. Siis siin all, kus on timeline, tõstame selle üles ja siin aknasse vahetame selle shader editor. Nii, ja shader editoris object vahetame world, nii. Ja siin režiimis lülitame välja ehk siis final. Ehk siis me näeme ja tegelikult me kustutame selle valguse ka siit ära, kui see on ja siin on ja siit delete. Nii. Nüüd meil on pime ruum. Ja järgmisena, mida me teeme, me loome talle valgustuse. Ehk siis see on sisuliselt HDR map, mis vorbib ümber maakera ja valgustab vastavalt sellele, nagu päris elus on. Siis selle jaoks me teeme järgmise sammu. Me vajutame Shift A ja siit otsingus paneme environment texture. Nii. Ühendame selle coloriga. Nii, ja leiame siit open ja seal, kus on see installitud Blender, jätke trajektoor meelde. Ja courtyard, nii, open image. Nii, sisuliselt meil on nagu loodud 3D maailm ja vastavalt sellele ta valgustab ka. Siin on näha, et päike tuleb siit, siis siin on kollasem ja siin on rohkem varje. Nii, siis järgmisena on see, et selekteerime selle courtyardi, Ctrl T ja meil tekib võimalus nüüd seda rotate'ida. Ja üldiselt ainukene parameeter, mida me kasutame on rotate, sest scale'i pole vaja, et üldiselt te võite kasutada, aga selles mõttes see valgustus ka võib muutuda, et põhimõtteliselt pannakse paika see nurk, et kuidas ta valgustatakse, ongi kõik. Leian selle õige nurga. Nii. Ja võib-olla niimoodi. Nii. Nüüd järgmisena sammuna meil oleks vaja teha nii, et meil on olemas valgustus, aga taust on ikka sinine, nii nagu selles kui me vaatasime siin seda image editoris. Seeni, siis siin on sinine taust. Siis meil oleks vaja dubleerida seesama background. Paneme ta siia.
siis peale seda paneme mix shader. Nii. Teeme siukse jada, see siia ja selle võtame maha, nii. Siis sisuliselt see sulatab kokku selle nii-öelda environmenti ja selle sinise tausta. Hetkel ta on praegu hall, aga me siit võtame pipetiga ja teeme selle siniseks, nii. Ja võib-olla tugevused paneme poole peale, 0,5 ja sellega 0,5. Nii, ja järgmisena võtame siis ette siit uuesti Shift A ja leiame üles sükene asi nagu nii, light path ja ühendame selle esimese selle faktoriga. Nii. Ja selle siis kaotame ära, et vajutame Ctrl Hashi ja siis kõik ülejäänud ebavajalikud asjad Ctrl Hash kaovad ära. Ja hetkel meil ei ole midagi näha, aga selle shaderi ühendame Surface'iga. Nii. Ja nüüd meil on sinine taust ja seesama valgustus ka olemas. Nii, et kui ma võtan selle faktori praegu ära, sisuliselt see mix shader sulatab need ühte kokku ja siis meil on vaja eraldada või isoleerida, et see on siis nii-öelda sinine taust ja siia ei lähe midagi peale. Ja siis me paneme siia selle factory. Et edasi õppides ma seletan ära, kuidas kõik või mida need asjad üldse nagu tähendavad. Et praegu te võite lihtsalt korrata minu järgi ja nii-öelda et peaasi teil tuleks sama tulemus. Nii, ja järgmisena me läheme siis nii-öelda selle properties ja seadistame seal mõningad parameetrid. Siit render engine paneme cycles ja siin sampling paneme denoise, et meil kaoks müra ära. Ja siis tegelikult kahe selle parameetriga me saame ka määrata seda kvaliteeti, ega liiga põhja ärge keeraka, sest muidu arvuti teil ei suuda välja vedada. Näiteks ma panen 100 ja siis niimoodi ta nagu parandab seda kvaliteeti. Siis vaatame, kas paneme selle 0,6 peale, oleks veits heledam. Ja liigume edasi. Siis color managementis jätame selle AGX-i ja võib-olla seeni teeme natukene heledamaks. Vaatame, kuidas sobib paremini. Võib-olla piisab sellest, kui jätame nii nagu oli. Nii, ja nii, tal kulub natukene aega, ta justkui vaikimisi renderdab seda, sest see võtab aega natukene ja nii. Panen tagasi selle nulli peale, et ei oleks nii kvaliteetne. Ja selle device'i paneme GPU peale, ehk siis ta töötab graafikakaardi pealt. Nii. Ehk siis kordan üle, et siis siin peab olema nii-öelda cycles, siin peab olema GPU, siis denoise peale ja coloris AGX ja kui vaja heledest muudame keerates nii-öelda või kerides selle nii-öelda suuremaks. Ongi kõik. Järgmises tunnis me töötame materjaliga. Ja tänaseks on siis kõik ja aitäh vaatamast ja kohtume järgmises peatükis.